olen käinud paljudes koolides ja õpilastega suhelnud ja hästi palju olen kuulnud seda tagasisidet õpilaste käest, et nad tahaksid väga, et nende arvamust kuulatakse, et millegipärast on neil jäänud tunne, et nende arvamust ei kuulata piisavalt ja et nad tahaksid seda rohkem väljendada. Nii et see idee sealt alguse saigi, et võiks teha sellise päeva, kus nad saavad oma arvamust väljendada just nii, nagu nemad tahavad. Ja meie koolis on vanematekogu, ehk siis mina olengi üks vanematekogu esindajatest ja minu tubli meeskond, kes meil vanematekogus on selle mõttega kaasa tulnud, on siis põhimeeskonnas ja töötubasid on läbi viimas siis täna tudengid, valdavalt mõned ka mujad, aga valdavalt tudengid. Ja päris suur tükk on ettevõtlusküla meeskonda siin. Mina korraldasin neid mänge ja siis lõbusamaid asju nendele algklassidele. Meie arvamustöötoa teemaks oli siis, kuidas või milliseid vaba aja veetmisvõimalusi võiks kooli juures veel olla. Ja üks laedamatest või põnevatest mõtetest oli see, et joogatund või kursus võiks olla, et see aitab õppida keskenduma ja mis soodustab siis õppimist ja üldse muud targemaid tegevusi. Igapäevases kontekstis oleks see natuke neile väsitab, kuid iganädalaselt või igakuiselt peaks neil olema mingi programm või asi, mis laseks neil oma arvamust tihedamini välja öelda küll. Niimoodi, et võtsin vaiksemad lapsed, siis jätsin klassi teise juhendaja juurde ja läksin siis nendega, kes tahtsid joosta õue ja mängisime tripaad, mängisime jalgpalli, rääkisime natuke, avaldati mõtteid, et mida sooviks muuta, mida sooviks siia juurde ja siis hästi palju mõistekaartidega ja niimoodi siis lõpuks saime siis päris palju ideid. Hästi paljud lapsed mainisid, ma ei kuule koolikella, kui ma õues jooksen tripaad mängin, mis iganes. Et kui saakski näiteks mingid kõlarid välja panna, et lapsed kuuleksid koolikella, siis oleks neil juba lihtsam arvestada sellega, et kuna vahetund algab, kuna lõpeb. Ja lisaks mainisid ka veel, et vahetunni algust nad ei tea täpselt, et kell võiks olla kõige lihtsam selline. Siin oli tore, said mõelda, kuidas saada teha kooli elu paremaks ja nii edasi. Ja oli küll väga palju ideesid, kuidas teha kooli elu paremaks. Võiks küll iga aasta võiks vähemalt 2 korda sellist päeva teha. Meeldis teine tuba natuke rohkem, siis seal me joonistasime ja kirjutasime mingeid asju, et mis asjad võiksid olla koolis ja nii. Mulle meeldis ka teine rohkem. Seal me nagu pidime joonistama, milline oleks rõõmus see kokatädi või õpetaja või koristaja. Ja seal me käisime ka õues. Mulle meeldis esimene, sest siis me käisime õues ja siis meil oli hästi tore. Ja siis jah, et olime hästi kaua õues ja siis oli hästi põnev.
ma arvan, et üle ootuste hästi sellest tõttu, et tudengid, kes meile aitasid selle ürituse korraldamisele, nad olid väga hästi ette valmistatud. Oli ootamatusi ja ma usun, et me lahendasime need väga kiiresti ja selles mõttes ma arvan, et isegi õpilased jäid selle tänase üritusega rahule. See oli täiesti hoopis teistsugune, mis me igapäevaselt oleme harjunud tegema. Ma olen positiivselt üllatunud, et loomulikult on siin olnud selliseid seiku ka, kus on vaja olnud kiirelt mõni lahenduskäik välja mõelda, aga kõik on saanud väga hästi lahendatud ja tegelikult on kõik väga-väga hästi saanud hakkama ja ma olen super tänulik meie vanemate tiimile, kes on siin taustal olnud, et meil oli ühine Facebooki chat, kus igaüks sai kirjutada kohe, kui tal mingi SOS olukord tekkis ja tegelikult kõik probleemid said hästi kiiresti ära lahendatud. Ma ise jäin päevaga väga rahule ja praegu sellest kokkuvõtvast tunnist mul on eelaimdus, et ka õpilased jäid väga rahule, sest juhendajate tagasiside ja mõnede õpilaste gruppide tagasiside oli ikkagi väga positiivne ja loomulikult on meil alati arenguruumi, et need kitsaskohad nagu ära kaardistada ja kui peaks toimuma samalaadne üritus millalgi, et siis oskame juba paremini. Koolile või kooli juhtkonnale nii palju, et ma jälle tagasisidet siit kuulates ma olen kindel, et me saame siit väga palju mõtteid, kuhu suunas me liikuma peaksime ja üldse, et mis on siis õpilaste arvamus, et siin meie arvame, et peaks tegema nii, naa ja kolmandat pidi, aga tegelikult mida õpilased üldse ootavad, et see oligi see põhiline asi, mille pärast me selle arvamusfestivali korraldasin.